Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad! Autotund on jälle eetris. Stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geeniuse autoportaalist. Pärast tuleb meile külla Kadri Ambos, kes on Alexela turunduse jaemüügijuht ja räägib, kuidas kütust tehakse ja kuidas seda hakatakse tulevikus tegema. Aga millest täna saates räägime? Räägime natuke kardisõidust. Räägime edasi ehituspoe liiklusmärkidest, et see sai väga head tagasisidet ka meie kuulajatelt. Räägime radaripüüdjatest. Ja räägime sellest, et terve nädala, ma saan aru, et teile toimetuses olete olnud hullunud, sest toodi välja üks väga äge Peugeot ja te olite kõik niiviisi, et ma ei olnud varem näinud, et ükski Peugeot oleks teid niiviisi ajanud käima. Just, siis BMW teeb oma elektriautost ka M-versiooni, mis võib ka ju kedagi käima ajada. Ja siis võib-olla võrdleme hästi põgusalt kahte autot ühe teadustöö raames. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Nii, aga nädalasündmus. No minu nädalasündmus õnneks see nädal tuli väga lihtsalt, sellepärast et mind kutsuti reede pärastlõunal Tabasalu kardirajale lihtsalt sõitma kardiga. Aga seda korda mitte nii, nagu inimesed on harjunud, et lähevad seda hobikarti sõpradega ja vaatame, kas on kõige kõvem. Vaid mulle anti siis proovimiseks selline päris võistluskart Rotax tüüpi. 30 hobujõudu, selline, mina mahtusin sisse ära ja ütleme, võrreldes hobikardiga ei ole seal eriti võrrelda midagi. Välja arvatud välimus ja kogu see olemus, sest et see oli ikkagi väga kiire, see oli väga kiire. Ja kõige hullem selle juures oli see, et ma sain aru, et see ei ole sugugi mitte veel kõige kiirem. Tal ei olnud käike, aga on olemas ka veel kardisari, kus on näiteks 6 käiku. Ja mis, kui ma nüüd numbritega ei eksi, siis selle Rotax kardiga läbiks profid Tabasalu kardiraja umbes 40 sekundiga ja selle eriti super kardiga teeks nad seda 33 sekundiga. Mina, ühesõnaga see väga Martin Harak, kes mind kutsus, kes on Eesti kardispordis praegult, ma ei otsinud nüüd välja täpselt tema ameti nime, aga ütleme siis juht, võistluste juht, siis kiitis mind, võib-olla see oli lihtsalt selline, tead, nagu koolis iga üks on tubli. Mina sõitsin 47-ga. Alustasin 50 sekundi pealt see ringi ja ta ütles, et kui ma 2 päeva siin sellega nühiks, füüsiliselt see ei ole võimalik, sest see on väga-väga raske, et siis ma tõenäoliselt sõidaks selle mingi 43 peal ära. Ma suutsin seal sellise 10-15 ringiga saada 47 sekundit, aga see oli jube kihvt ja kui ma hakkaks üldse mingit autosporti tegema, siis ma arvan, ma võiksin seda teha. Tead, mis meie liiklusest on kadunud ära võrreldes 90-ndatega? Nii. Meie liikluspildist? Nii. Kardid. Mina mäletan 90-ndatel päris sageli, keegi oli kardiga niisama kuskil tänava peal ka. Ei, siis seda oli on nagu täiesti kas see oli mingi ise ehitatud pagi tüüpi asi või kart? Aga nad olid ilmselt siis kõrgemate ratastega, sest et see kart, millega ma sõitsin, see istus küll nii. Ja need, mis on 3 senti nagu nendega ilmselt ei kannatanud. Ma mäletan omal ajal ikka, kuidas ikka kardid olid, mingid sõitsid tänaval ka ringi, sellised, võib-olla nad kõrgemad. No vot, ma ei tea, mina olin maalt, meil küll ei olnud selliseid, aga minu häda oli muidugi seega, et kardirada oli kodust kilomeetri kaugusel ja siis nad ilmselt sattusid igale poole küla vahele ka laiali. Või siis nad läksid just rajale sõitma sellega. Vot, igatahes oli see minu jaoks väga silmjaval kogemus ja sõita sellise, siis just istud ju nagu mingi plaadi peal, millel 4 ratast all ja siis loomulikult mina ei läinud sinna kurvi 100-ga, aga siis kui sa vaatad, seal noored tegid trenni, see, sa vaatad, ta tuleb ja sa juba, ma nõrganärviline inimene, issand jumal, see laps ju sõidab nüüd ennast surnuks, kui ta sealt kurvist tuli ja kuidas see pidamine, eks ta mingi hetk kadus ära ka, siuke 4 ratta drift ja väga, väga karm. Nii, aga sinu ehituspoe liiklusmärgid, mis sa sellega nüüd öelda tahtsid? Seda, et eelmine nädal ma rääkisin ühest ehituspoe reklaamist, kus on suured liiklusmärgi sarnased
30 ja vist olid ka mingid teised, aga 30, toome pärast selle näite, -30% on ju kauba pealt, ja meile üks lugeja kirjutas, et tegelikult neid asju fikseerivad liiklusmärgina ka autode kaamerad. Et mis võib, ja toodi ka väga hea näite, et need võivad olla tegelikult päris valusad, kui sul on näiteks Laagna kanalis ma olen neid näinud ja seal sa võid sõita 70-ga ja sa võid panna püsika peale seal 70, ainult kui sul see kaamerasilm nüüd tuvastab selle 30, siis võid Laagna teel ilusti 70 pealt kiiresti ruttu automaatselt auto pidurdab 30 peale, et see on küll mõnus. Ja uuemad autod ju teevad seda, nad loevad ka GPS-i järgi, mis on tekitanud meil mõnel proovisid autol probleeme näiteks viaduktide peal, et sõidad oma 110-ga, aga sõidad üle viadukti, mille all on näiteks 70 märk ja GPS vaatab, et ohoh, ta on nüüd seal ja pidurdab samamoodi sul seal 110 alas selle 70 peale, väga ohtlik, aga okei, see on ilmselt kuidagi parandatav lõpuks, aga see, et kui ehituspood paneb oma reklaami, siis nüüd näete, täiesti põhjendus, miks ta ei peaks seda tegema. Ja, mõelge selle peale, kas see järgmine kord ikka kas tasub seda teha. Just. Nii, kiiruse juurest lähme siis sujuvalt üle radaripüüdjate juurde. Kuna mina olen selline tohutu podcasti sõber ja kuulan ka välismaa omasid, siis Ameerikas on mul jäänud korduvalt kõrva, et neil on täiesti, radaripüüdja on legaalne, nad testivad neid seal saates. See on siis see seade, millega sa saad aru, et kuskil keegi mõõdab sinu kiirust. Just. Ja need seal testivad, seal on eri sagedustega ja ühesõnaga kõik on väga, vähemalt Ameerika puhul tuleb alati ära öelda vist, et võib-olla mitte igas osariigis, aga nii üldiselt. Näiteks Californias on see seaduslik. Ja siis jäi mulle ühest Eesti uudisest silma, kus politsei tegi järjekordse tohutu suure haarangu erinevate kiirusületuste ja kõige ja oli mainitud ühest autost leiti ka radaripüüdja. Küsisin siis järgi, et kui suur see probleem Eestis üldse on või Eestis on see selgelt keelatud. See on seaduses öeldud. Vastavalt liiklusseaduse paragrahv 228 on keelatud mootorsõiduki juhtimine, milles asub kiiruse mõõteseadet avastav või selle tööd häiriv seade. Ja selle eest karistatakse kuni 100 trahviühikuga, ehk siis 400 eurot. Mina tegelikult ei ole üldse kindel, et miks need Eestis on keelatud. Okei, ma saan aru, kui on häiriv, et seda signaali häirimine, et see võiks olla keelatud, aga selle avastamine, ma ei ole nii kindel selles mõttes, et kas see kunagi lihtsalt selles mõttes jah, et nüüd on meil veisi asjad, et see on üks asi, mis on jäänud ilmselt seadusesse sisse. Nüüd ongi see, et kas sa ostaksid ma saan aru, miks 90-ndatel tegelikult, ma saan aru, miks ilmselt kuskil 90-ndate lõpus ilmselt see tuli seadusesse, sest probleem oli nii suur, nii palju inimesed kasutasid, aga aeg on ikkagi 20 aastat nagu edasi läinud, et ma ei ole kindel, et kas sa, Tarmo, vitsiks selle radaripüüdja hankida ja hakata seda iga päev kasutama või? Teades, et mõnikord võib-olla natuke läheb üle 90, et jah, nende hinnad on ikkagi sellised, et see päris nagu bensiinijaamas selline leti pealt haaratav, et 20 eurone vidin ei ole. Ei, ma ilmselt ei hakkaks ostma jah, aga samas on see, vaata, see on ka selline seadus, mille kohta kellelgi ei ole ühtegi argumenti, miks seda nüüd ära muuta. Et kuidas sa lähed Riigikogus, keegi peab tegema ettepaneku, et kuule, muudaks selle ära, aga miks sa seda ära tahad muuta? Meil on vaba maa ja see on selline liberaalne värk. Okei, siis jah, aga sain juba aru, miks. Selle aasta esimese 8 kuuga on muuseas politsei Eestis avastanud ja konfiskeerinud 71 radaripüüdjat. Siin ei ole muidugi öeldud, et kui palju, võiks ju arvata, et äkki mõned neist on turistide autodest, mõned veel nende turistide, kes on tulnud näiteks idapoolsetest riikidest, kus on see ka levinud, aga 71 on tegelikult hämmastavalt palju, sest need on need, mis on avastatud ja konfiskeeritud. Et kui palju meil autodest tegelikult siis neid seadmeid on, sest kui mind on, paar korda elus on kinni peetud, erinevatel põhjustel, siis keegi ei ole mu autot läbi otsima hakanud. Läbi otsitakse, et see on ikkagi ka omakorda saadakse sellelt radaripüüdjalt signaal. Just, politsei autodes, kohe tsiteerin, on spetsiaalsed seadmed, niinimetatud antiradari avastamise detektorid. Antiradar. Ma just tahtsin öelda, et nüüd on vaja antiradari radarit. Vot, ega me ei tea, kas see seade seal politsei autos on, aga nii on meile öeldud. Nii et ärge siis kasutage, saate 400 eurot trahvi ja see võetakse teilt ära ka. Autotund.
See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi, millest räägime, sind erutas see meie Peugeot väga. Jaa, et sa võiksid mulle selgitada nüüd, miks üks Peugeot teid niivõrd pöördesse ajas? Sellepärast, et Peugeot on nii-öelda uuel hingamisel või selline täiesti uue mudeli põlvkonnad tulevad järjest ilusad, seest ägedad, on ka elektriautod, siis nüüd lõpuks esitleti üle tüki ajaga ühte Peugeot nii-öelda sportautot, mis baseerub mudelil 508, mis on selline 4-aukseline, põhimõtteliselt sedaan ja universaal, hästi ka ilusa välimusega, aga see on nüüd PSE ehk Peugeot Sport Engineering võetud bensiinimootor ja pandud sinna juurde tubli elektrimootor ja see kõik kokku toodab 360 hobujõudu, mis tähendab seda, et ütleme võrdlemisi ökonoomsel mootoril on nüüd väga palju võimsust ja sportlikkust ja see ei ole mitte ainult lihtsalt hobujõude pandud, vaid veermik on madalamaks tehtud, pidurid on suuremad, rööbet eest taga laiendatud, ühesõnaga ta on igatepidi läinud sportlikumaks. Ja kui nüüd keegi tahab mitte võrdlust, et kellega siis selline Peugeot hakkaks võistlema, siis Peugeot ise kindlasti tahaks rääkida siin võrdlusest BMW, Audi ja Mercedesega. Ja kui ma pilti vaatan, siis mulle meenutab see pilt meenutab küll sellist mõnda Audi A6 mingit universaali. Selles mõttes ta kahtlemata ongi väga rikkaliku varustusega, väga sportlik, sõita me veel saanud ei ole, et kui hea see kõik on, aga lihtsalt see on päris alati kui autofirma tahab ise ennast panna mingisse, et me oleme nüüd nendega võrdselt, siis tegelikult klient otsustab. Aga näiteks, kes võiks ennast väga hirmul tunda, on Kia Stinger, kes siin võitis ju ükskord isegi Eesti aasta autotiitli, mis on samamoodi sedaan, sellise natuke langeva tagaosaga, hästi sportlik, samas, mis seal salata, praktiline. Sest on suur auto, kasuta pereautona või tahad lihtsalt, sulle ei meeldi väiksed autod. Stingerist pole universaali ka. Ei ole, just Peugeot'st on. Et Stingeril on ka 360 hobujõu kanti ja nüüd Peugeot lihtsalt tuleb sama ägeda autoga, aga natuke ökonoomsemana. Kas see hinda veel ei ole teada? Ei ole, aga aasta alguses saab hakata tellimusi vastu võtma, et mis see päriselt tähendab siis, millal see auto sulle koju jõuab seda veel? Järgmise aasta jooksul, aga muuseas sellel on ka elektriline läbisõidu ulatus. 42 kilomeetrit saad sõita puhta elektriga, kui see just rallima ei hakka. Hind, täiesti spekuleerin siin praegult, kui me võrdleme jälle Stingeriga, siis see kõige võimsam Stinger, nad mõlemad on nelikveolised, võimsam Stinger on 49 000 eurot ja ma olen kindel, et Peugeot tuleb kallim, sest et praegult juba kõige tavalise, või tähendab 508 bensiinimootoriga kõige võimsam ja täisvarustust maksis vist 45 000. Ehk siis see hübriidtehnoloogia ja see tohutu sportlikkus kindlasti viib selle Peugeot teisele poole 50 000, aga samas vähemalt piltide ja andmete kõige järgi on autoga päris edev. Et ootame igatahes huviga. Mulle isegi tundub endale nüüd juba päris huvitav. On ju? Võt. Teine sama huvitav, millest me eriti palju veel ei tea, aga BMW M-osakonna, M on siis teatavasti BMW sportautode osakond, juht ütles välja, Markus Flash, et i4 nimeline auto, täiselektriline, selline ka sedaan, et sellest on töös ka M-versioon. Aga et kõik sellised M3 ja M4 fännid siin ei peaks praegult juukseid välja katkuma, siis päris M4 konkurenti siit ei ehitata. Et selles mõttes ei ole mõtet karta, et BMW nüüd ka kuidagi hakkaks oma seda mojot kaotama. Ja muuseas, mulle meeldis siin selle BMW tüübi ausus, et asi ei olegi mitte niivõrd, et see oli mingi poliitiline otsus, et ärme trügi sinna M3 ja M4 mängumaale. Või nad ütlevad ausalt välja, et lihtsalt BMW-l hetkel ei ole sellist elektri- ja akutehnoloogiat, mis võimaldaks teha sellist super elektrisportautot, nagu on siin see Tesla Model S Plaid ja Lucid Air. Et sellisel, kuidas ütlen, pideval ülbitsemise ja ülerääkimise ajastul on tervistav kogus sellist ausust.
et pigem hakkab ta sarnanema autodele või konkureerima siis BMW enda mudeli valiks, nagu on M235 ja M340, sellised kõige sportlikumad tavamudelid. Nii, on meil veel natukene aega. Mul oli siin ju üks uudis, mida tuleb võtta, kuidas me ütleme, kuna ettevõte ehk siis Geely, kes omab nii Volvot kui ka Polestari, on ise teinud ja välja andnud väga põhjaliku uurimustöö, selles mõttes põhjaliku sellised meie tava, ütleme ajakirjanduse mõttes. Mida siis uuriti, siis me kohe... Okei, uuriti seda, et võeti bensiinimootoriga Volvo XC40 linnamaastur ja võeti Polestar 2 täiselektriline auto. Nad on mõõtmete kõige poolest, ütleme siis konkurendid. Ja võrreldi nende CO2 seda jalajälge kogu elutsükli jooksul, alates sellest hetkest, kui lüüakse kopp maasse, et kaevandada välja seda liitiumit, mis läheb akudesse või ühesõnaga, ikkagi nullist kuni siis selle hetkeni, kui see auto oma elutsükli lõpus võetakse siis lahti ja taas kasutatakse või siis visatakse ära. Nii, kumb siis hullem või on need sama hullud? Lähtudes, et nende uurimus ei ole mingi PR-trikk, vaid ikkagi ongi seal täpseid arvutusi tehtud, siis arvutati välja kuni 200 000 kilomeetrini. See ei tähenda seda, et pärast seda need autod, et nende elutsükkel on läbi, et nüüd visatakse ära. Lihtsalt pärast seda on mõlema auto puhul nagu neid kulusid ja kõike juba nii raske hinnata, et ühel tuleb ilmselt uued akud panna, teisel tahab kindlasti mootor varsti vahetust, aga kuni selle ajani on lõppkokkuvõttes ikkagi Polestar väiksema, ehk siis elektriauto on väiksema CO2 jalajäljega. Aga seal hakkab väga oluline vahe, lõpuks tuleb sisse selles, millist elektrit sa kasutad. Sest puhtalt auto tootmisega, kui panna need kaks autot kõrvuti, siis Polestari tootmine on 26,2 tonni CO2 ja Volvo tootmine 16,1, ehk siis vahe on väga suur. Ja siis sellest hetkest, kui nad tänavale jõuavad, hakkab see Polestar 2 ennast tagasi tootma, ehk siis tema enam CO2 ei tooda, Volvo toodab edasi. Ja ongi, et igal juhul, kui kasutada, nad võtsid arvutust välja kõigepealt selle globaalse keskmise elektritootmise CO2, ehk siis väga puhtad tuuleenergiat, kuskil on väga räpane põlevkivi, ei hakka riiki nimetama, et isegi siis on lõpuks see Polestar elutsükliga parem, aga kui kasutada ainult tuuleenergiat, väga puhastada, siis on elektriauto lõpuks 53,4% toodab oma elutsükli jooksul vähem CO2 kui sisepõlemismootoriga auto. Nii et lõpuks taandub ikkagi kõik sellele elektripuhtusele. Et ma ei teagi, loodame, et see siis nii on ja räägime kohe nendest teemadest edasi. Räägime täpselt, just, et kui puhas siis üks kütus või elekter olla saab või olema peaks. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi eetris ja nüüd on stuudiosse tulnud külaline Kadri Ambos, kes on Alexela turundus- ja jaemüügijuht ja räägime roheinnovatsioonist või mis me kütustest üldse saab. Ja... Kõige lihtsam oleks tegelikult alustada sellest, et kus me üldse praegu paikneme, et kui me mõtleme, et meie kütused, mida me autodes kasutame, et kus me praegu oleme Eestis, kui rohelised me oleme? Võrreldes muu maailmaga. Ütleme, et kas meie need, mida me tangime paaki, kas seal oleks meil kuhugi võrreldes, ma ei tea, kes on maailmas kõige edulisemad kuskile minna, või me seal olemegi praegu kõige tululimad? Väga keeruline on niimoodi vastata, et see ongi see, et millega võrreldes või et kus sa lähtud. Aga võrreldes sellega, kuhu me jõuda tahame mingis olemasolevate tehnoloogiate raames. Näiteks, mis see oli 30 või mitu aastat tagasi me sõitsime kõik bensiiniga, mille sees oli ju ohtrasti pliid. Sinist sõitsu tuli tagant välja. Ja siis ühtäkki hakati müüma pliivaba kütust ja see oli nagu inimeste tervise kõige mõttes ju tohutu hüppe. Kui sellest süsiniku neutraalsusest rääkida, et siis
no mida Alexela on ka siin aastaid juba teinud, on gaasiliste kütuste selline massidesse viimine, et siin me tegelikult Eestis tervikuna oleme natukene Euroopast ikkagi maas, et gaasilised kütused on sellised teada-tuntud hea valik üleminekukütus, mis iganes see järgmine suur samm on, et praegu me tegelikult veel ei tea seda, et palju spekuleeritakse elektrist, vesinikust, noh, jumal teab millest, aga veidi me oleme ikkagi maas siin sellest vaatest, et kui üleminekukütustest rääkida, noh, samamoodi osades riikides on väga, näiteks Norras on väga subsideeritud elektriautode ostmist, et ja seal on ka oma taastuvatest allikatest elekter väga hästi käeulatuses kohe võtta, et noh, selles mõttes ka loomulikult oleme jällegi mahajääjad, et kas meil kuskil hästi ka läheb, lihtsalt tekib juba, nüüd tuleb must vasendus peale. No eks ikka kõik teevad oma samme, et meiegi Alexelas oleme pannud oma 2030 aastaks kliimaneutraalsuse eesmärgi, et noh, kui meist rääkida, siis meie oleme võib-olla valinud oma tee, kuidas seda saavutada, et usume ringmajandusse, mis on ka Euroopa tasandil rohepöörde üks selline alustalasid, siis noh, meie põhiline selline ringmajanduse lipulaev on biometaani tootmine, et samamoodi oleme rajanud CNG tanklaid, LNG tanklaid, rajame jätkuvalt edasi, et oma seda biometaani müüa ja siis sellega meie täidame ära oma biokohustuse. Et selles mõttes te olete natuke teistsuguse lähenemise võtnud võrreldes teiste tanklakettidega, et teil siis tavalises bensiinis ja diislis ei ole seda biokütuse osa sees. Just, meil on jah biolisandivabad kütused, aga see ei tähenda mitte seda, vabandust, et see ei tähenda mitte seda, et me ei tahaks olla loodussäästlikud, vaid vastupidi, et me lihtsalt usume sellesse, et see on nagu päriselt selline nagu kõige õigem ja kõige vähem võib-olla rohepesulaadne lähenemine. Üldse ma ei taha siin kedagi solvata või mingisuguseid muid mooduseid alavääristada, et aga lihtsalt see on see, millesse meie usume. Aga kas nendel vanadel kütustel, võib-olla sa oled lihtsalt natuke enne saate algust rääkisime, näinud mõnda uuringut, et kas seal on veel üldse mingit arenguhüpet teha, et seda CO2 ja kõik seda kahjulikkust maha saada, või tegelikult ainuke võimalus on see, et meie autod peaks hakkama vähem kulutama, ehk siis muutuma kergemaks ja väiksemaks. Või on paneme veel mingit ainet juurde, nagu diislikütusse pannakse AdBlue'd, et lämmastikühendeid vähendada? Ma arvan, et mingisugust suurt murrangut enam eriti ei ole võimalik siin, väga olulist efekti ei ole võimalik saavutada, et võib-olla ongi see hübriidautode puhul on see niisugune koosmõju efekt, aga jah, et kuna siin on tulnud pildile kõik tuleviku vaates just erinevad alternatiivid, et elekter ja vesinik, et ma arvan, et autotootjatel on ka see fookus on hajunud, et kindlasti diisel ja bensiin ei kao siin lähimate aastakümnete vältel kuhugile ja kindlasti seda arendatakse edasi, sest nendel on ka igasugused eesmärgid peale surutud, et mida nad peavad täitma oma süsinikuneutraalsuse ja kliimaneutraalsuse ja kõik sinna, nüüd on tegelikult pilti tulnud kõik muud ka, et seal ei ole ainult süsinik, vaid on ka igasugused peenosakesed ja kõik muud saastajad. Ja samamoodi tegelikult on ju gaasilised kütused, mis on selles suhtes head, et seal need peenosakesed on väga väikese osakaaluga. Et need alternatiive on tegelikult palju praegult ja ma arvan, et ei ole võimalik autotööstusel ka bensiini- ja diiselmootoreid üldse mitte edasi arendada, aga mingit suurt murrangut vaevalt ma ei näe küll seda, et on tulemas.
Noh, ilmselt ei suunata enam sinna nii palju seda R&D rahasid. Sa enne kasutasid sõna ringmajandus, et mida see tegelikult sellises kütuse müügi ja kütuste tarbimise, siis mulle tundub, et ringmajandus, et me ju kulutame selle kütuse ära ja ongi kõik otsas, et mis see tähendab sellises võtmes üldse see sõna? No Alexela mõistes on siis ringmajanduse selline lipule biometaani tootmine, see on siis ma võin rääkida, kuidas meie biometaani toodame et see on siis, toodetakse jäätmetest, peaasjalikult siis põllumajandusjäätmetest biometaani, mis on teisisõnu CNG ja saame seda, seal on siis tootmisprotsess on selles suhtes täiesti geniaalne, et sisse lähevad jäätmed, välja tuleb väetis ja kütus. Et üsna selline nagu jäätmevaba protsess. Jäätmevaba, aga kas selle tootmise juures kulub palju energiat, et miks, ilmselt seal mingi väike konks on, et meil ei ole juba kõik kohad täis selliseid jaamu? Jäätmeid on lihtsalt vähe, mina olen aru saanud, et tegelikult jäätme hulga taga on selle asi. See on üks asi, tegelikult on see tehnoloogia ülespanek, teiseks on see, et seal on kaks varianti, et gaas peab ju kuhugile minema, et siis kas ta kogutakse kokku ja veetakse minema või siis on see tootmine kuskil toru otsas, et seal on oma teatavad tehnoloogilised nüansid sellest tulenevalt ja siis loomulikult on investeering ja kolmas asi on see, et see on niisugune bioloogiline protsess, et bioloogiline keemiline protsess, et see võtab lihtsalt aega, ma saan aru, ja lihtsalt teistpidi muid kütuseid toota saab odavamalt ja kiiremini, kuivõrd seda, ma saan aru. Ja seal on see, et 100% tegelikult sa ei saa kunagi olla kindel, kui palju seda toodangut saad, et seal on see on nagu veini kääritamine. Mina tahtsin õlle näida, et sa ei tea, kas sul hästi välja tuleb. Täpselt ongi nii, et seal on igas biometaani jaamas on oma operaator, kes siis teab retsepti ja igas biometaani jaamas see on nagu oma selline ökosüsteem, et iga operaator teab oma seda retsepti ja tal on selline tunnetus just täpselt, et kui palju midagi lisada sinna potti, et just selline kõige parem tulemus. Ma tahaks seda kohta näha. Mina mõtlesin ka, et see on nagu selline, et paned ühte ja teist ja hakkab käima, aga et siin on pruulmeister on olemas. On ja seal on oma bakter, mis teeb tööd. Ja siis mõnikord bakter töötab paremini, mõnikord halvemini. See jälle tuletab leiva tegemist meelde, et see kellegi hea juuretis käib niimoodi käest kätte. Aga ma küsin veel nende jaamade osas, et kas see, arvestades, et kui tahaks teha uut jaama, ja sa ütlesid bioloogilised ja keemilised ja me teame, mis jäätmed ju sinna lähevad, ta on laudast, kas see on ka väga odöörne projekt, et kas kohalikud ju tavaliselt ei taha, kui hakatakse midagi sellist keetma nende juures? On see probleem? Kas haiseb? Haiseb, aga jällegi ma ei tea, kui paljud on mõelnud seda, et kui selle peale, et kui nafta ja bensiini tootmine, et see tundub nagu selline nii kauge ja eksootiline ja nii keeruline protsess, et siis kui vinge on tegelikult see, et siinsamas Eestis on võimalik autokütust toota, mis on pealegi nagu täiesti nii kliimaneutraalne, kui vähegi olla saab, et selles suhtes see nagu täiesti geniaalne asi, et ja ära ju ka transport suurel määral kuskilt Araabiast siia. Teeme siia väikse pausi, siis räägime kohe sellest edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund on tagasi, stuudios on meil külas Kadri Ambos Alexelast, kes aitab meil natukene aru saada sellest, kui roheliseks üldse on võimalik tänapäeval kütuseid ajada. Käisime läbi sisepõlemismootori ehk siis bensiini diisli, jõudsime gaasini, kuidas seda kodumaist biometaani toodetakse, see osutus ootamatult huvitavak. Aga edasi liigume vist elektri peale, et saan aru, elektriga üks asi on selle tootmine, aga teine on ka selle säilitamine ja enne saate algust kuidagi me jõudsime selle see üks asi on nagu hüdropumpla. Ma nüüd tulin ma esimest korda kuulsin. Hästi äkiliselt, aga kuna Kadri meil seda mainis, siis mis asi see on ja kuhu seda ehitatakse? Selle pikk nimetus on pump hüdroakumulatsioonijaam.
ja seda rajatakse Paldiskisse, et praegult käivad seal sellised eeltööd, geoloogilised uuringud, et aru saada, milline on see pinnase koostis ja see pinnase olukord ja plaan on, et seal hüdropumpla läheks käiku siis 2029. aastal, et siin on tegelikult olnud juba pikaajalised eeltööd, et siin see projektitiim on vist 15 aastat siin Eestis üritanud sellele projektile alust laduda ja nüüd see Paldiskis juhtubki, et miks ta on oluline objekt, on see, et ta võimaldab tulevikus lahendada taastuva energia salvestamise väljakutse. Et see on siis praegu see, et kui meil on siin tuulepargid, siis hea ilm on ja me saame ainult seda sisuliselt kõik võrku lasta, nii palju kui tarbijad tahavad, aga see ülejääk sellega põhimõtteliselt võime natuke kuskil akusse lasta, aga need akud on väga piiratud mahutavusega ja seal seisame selle suure probleemi ees, mis sellega teha. Et see siis peaks seda lahendama, ma saan aru, see hüdropump. Just, et ta on sisuliselt looduslik aku. Kui nagu mastaabist rääkida, et siis ehitus moodustab 8 aasta jooksul umbes 7% Eesti infraehituse kogumahust ja ta loob umbes 700 otsest ja kaudset töökohta. Et ja maksutulu kuskil Eesti riigile on hinnanguliselt 200 miljonit eurot. Et on hästi selline mastaapne projekt. See kõlab peaaegu nagu CERN-i projekt juba, mitte küll nii suur, aga kas sellist hüdropumplaid, kas see on nüüd Eestis uus asi või see on ka maailma mõistes päris innovaatiline lahendus või kuskil juba mõni on käima suudetud panna? Neid tegelikult on Euroopas suuremaid veel, et see on pigem selline keskmine või väike, aga neid on mujal Euroopas ka. Ma saan aru, et see oma olemuselt on selline väga pikk maasse kaevatud tunnel. Sellised reservaarid on seal, jah. Sellised suured reservaarid. Tähendab seda, et siis on, et me saame, mitte me nüüd küll, meil on autosaade, me räägime, et me saame sinna elektriautode jaoks elektrit salvestada, tegelikult see on ikka suuremas pildis selline energiaturvalisuse küsimus. Jaa, lihtsalt hinnanguliselt võib öelda, et selle käitamisega väheneb Eesti süsiniku emissioon 8,5 miljoni tonni võrra. Et see on selline, sisuliselt katab ära Eesti vajaduse, et mitte ainult ei ole piirkondlikult. See käima panna, siis olemegi praktiliselt juba riigina kliimaneutraalsed. Et siis saame põlevkiviga jätkata või? Jah, see. Aga räägime natuke edasi võib-olla sellest energiajulgeolekust, et see juba tundus kõik väga huvitav, et täpselt seda sama see hüdropump ühtepidi pakub ka ju. Just, et jällegi nagu biometaani tootmise puhul on oluline see, et me saame autokütuseid toota siinsamas koha peal, sõltumata mingisugustest välistest partneritest, siis samamoodi, kui tuleb selliseid erinevaid taastuvenergia tootmisvariante Eestisse juurde, siis looduslik aku aitab meil seda salvestada, jällegi selline üks moodus energiajulgeoleku saavutamisel. Et siis on samamoodi üks projekt on meil siin põhjanaabrite juures, LNG terminal, et jällegi kui võtta siis CNG ja LNG kui väga väikse või biometaani puhul isegi nulljalajäljega kütused, et siis kõik, mis puudutab selliste kütuste tootmist, transporti ja ladustamist. Kahjuks kõik need projektid ei mahu Eestisse ära, et meil oli tegelikult Paldiski oli sihikul LNG terminali vaates, aga tuli hoopis Soome, et mis on ka hea sõbralik riik meile. Nii, aga kõik see roheinnovatsioon ja kütused on selline hästi suur asi, et üks ettevõte on üksi tõenäoliselt ju ei suuda kogu seda asja ei Eestis ega Euroopas nagu paika panna. Et kas on mingid seltskonnad on kuskilt tulnud juhised, et teeme seda kõike nüüd kuidagi koos, et mitte igaüks ei sebi kuskil oma nagu ideedega? Euroopas on see suur rohepööre
ja selle ideid toob Eestisse Rohetiigri algatus, et need fookusteemad on siis või noh, üks selliseid olulisemaid fookusteemasid on seal ringmajandusse panustamine ja siis samamoodi see, et kuidas saaks võimalikult valutult, kiiresti ja samas mõistlikult minna üle süsinikuneutraalsemale elule või vähem saastavale elule, väiksema jäljega elule. Meie oleme ka oma fookusteemad sõnastanud, et ringmajandusel on seal oluline roll, panustame biometaani tootmisse, nagu siin juba varem rääkisime, siis samamoodi kogu see jätkusuutlikkus, et see ei puuduta ainult kliimaeesmärke, on kogukondade tegevus, kultuuri ja spordi toetamine ja energiajulgeolekust ka rääkisime juba. Et jah, meie oleme ka seal Rohetiigri algatusega, käime siis ühte sammu. Aga kas need, kuidas see Rohetiiger nagu ette näeb nagu meie selliseks rohelisemaks muutumist, et kas see on nagu selliste väikeste sammudena võimalik või on ikka vaja sellist suuremat raputust? Mis tegelikult on viimase aja märk, et kui varasemalt peeti igasuguseid selliseid roheteemasid hästi pehmeks teemaks, siis tegelikult enam see nii pehme ei ole, et just see koroona aeg tõi ka tegelikult välja selle, et mis puutub investeerimist ja igasuguseid suuri investeerimisettevõtteid, et nemad on valinud ka enda fookuseks igasugused siis rohealgatused või et ühesõnaga sul peab olema ettevõttena see pikaajaline jätkusuutlikkuse plaan, et kui sa seda ei ole sätestanud, siis sa jääd investorite vaateväljast välja. Miks on oluline, on see, et raha liigutab seda protsessi. Et kui see varem oli ja see ongi nagu see, et mis liigutab selle fookuse nüüd nagu hoopis teise kohta, et enam ei ole see mingi pehme teema. Ja kuskil hipid nagu metsanurgas või kuskil. Varem oli jälle PR, et me oleme ka rohelist, nüüd on see, et kui sa oled roheline, siis seal on põhimõtteliselt ka raha. Ja samamoodi see sotsiaalpool koroonaga tuli välja, et igasugused sotsiaalalgatused, mis aitavad meil inimkonnana paremini toimida, et kõik need asjad ka on saanud investorite tähelepanu nagu nüüd tugevamalt, et lihtsalt, et see on nagu üks asi, et raha paneb rattad käima, on selle asja nimi. Et ja samamoodi Euroopa poole pealt on ka ju, toetatakse igasuguseid selliseid üleminekuprojekte, et ma arvan, et see ongi nagu võib-olla kõige olulisem võib-olla selline mõttemalli muutus võib-olla praegult, mis on toimunud minu meelest mingi aasta jooksul. Kas või millal sina juba elektriauto peal üle lähed? Jah, ma ei oska seda öelda ausalt öeldes, et mul ei ole nagu nii suurt ja tugevat elektriauto usku hetkel, et mulle tundub praegult, nagu ma enne ütlesin ka, et see praeguste variantide juures see kui elektriautost üldse rääkida, et siis pigem selline hübriidauto tundub nagu võib-olla kõige nagu arenenum, aga samas ma praegult tunnistan täitsa ausalt üles, et sõidan diisliautoga, aga ma olen kogukonnaprogrammi raames istutanud juba 100 puud. Ja. Nii, aga meile saateaeg on tänaseks läbi ja aitäh, et meid valgustasid. Kuulame järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.